Tere tulemast Matilda Kokakooli, maailma parimale kokandusalasele YouTube'i kanalile, kus parimad hetkel saadaolevad spetsialistid vorbivad maailma parimaid kokanduskunstialaseid roogasid. Ja täna on menüüs või siis valmistamise all tuuletaskud. Võiks öelda, et suisa kokakunsti või kondiitrikunsti pièce de résistance ja hakkame pihta. Mis meil selleks vaja on? Selleks on meil vaja potti, siis on meil vaja jahu, siis on meil vaja soola, võid, vett ja munasid. Kuna tegemist on internetist leitud retseptiga ja hetkel parim saadaolev spetsialist teeb seda rooga esimest korda, siis on kvaliteetne ja maitsev tulemus garanteeritud. Nagu ma ütlesin, hakkame pihta. Esimese asjana laseme potis keema või koos vee ja soolaga. Okei, nali naljaks, nagu ma ütlesin, ma teen seda keedutaigent esimest korda elus ja ega ma päris kindel ei ole, mis sellest kõigest välja tuleb, aga loodame parimat. Kui raske see ikka olla saab? No nii, vesi tõusis keema. Sool ja või on ilusti sulanud. Järgmine samm. Siia tuleks nüüd sisse panna jahu. Kõik ühe korraga. Vaatame, mis sest välja tuleb. Ja kiiresti segada. Põnev. Nii, tõstame ta nüüd tulele tagasi keskmisel kuumusel ja jätkame segamist. Teoorias või vähemalt selle internetist leitud retsepti järgi tuleks seda nüüd siin paar minutit keeta või soojendada, kuniks moodustub sihuke ühtne taigna pall. Et see asi peaks siit nüüd poti seinte küljest ilusti lahti lööma. No vaatame, mis sest välja tuleb. Noh, ma ütleks, et aitab küll. Nii, nüüd paneme selle taigna teise kaussi jahtuma. Hõõrun või lükkan ta siuke mööda kausi seinasid rohkem laiali, et ta kiiremini jahtuks. Väga põnev. Ei oska absoluutselt arvata, mis sellest kõigest välja tuleb. Selle jahutamise eesmärk on tegelikult väga lihtne ja loogiline. Kui see taigen oleks liiga kuum või on liiga kuum ja me paneme munad siia sisse, siis need munad kohe hüübivad ära. Et seetõttu ta peab olema piisavalt jahtunud, aga ta ei tohi olla ka väga maha jahtunud, nii palju kui ma olen asjadest aru saanud. Nii, ma usun, et taigen on nüüd
piisavalt jahtunud ja hakkame siis sisse panema ühekaupa munasid. Vaatame, mis sest välja tuleb. Muna sisse ja siis tuleb korralikult ära segada iga muna järgselt. Selle 4. munaga pidi tegema niimoodi, et selle ei pane korraga sisse seda, vaid klopid lahti. Ja hakkad vaikselt lisama, sest siin ei pruugi minna kõike ära, et muidu läheb äkki taigen liiga vedelaks. Kuna parim saadaolev spetsialist, nagu ütlesin, teeb seda esimest korda, siis ega ma ka ei tea, millal see tainas õige konsistentsiga on. Seega paneme selle viimase muna ka sisse ära lõpuni täielikult. Päris aus olla, siis ma arvan, et see on nüüd piisavalt läbi segatud küll. Ega ma täpselt ei tea. Järgmine asi, järgmine samm. Panen ahju sooja, ma loodan, et ma sellega hiljaks ei ole jäänud. Ja siis paneme selle segu tordipritsi ja lähevad väiksed pallid ahjuplaadile. Järgmine samm. Proovime selle taigna nüüd kuidagi siit kausist saada sellesse pritskotti. Andke andeks mu kohmakus ja ebakompetentsus. Väga põnev on näha, mis sellest välja tuleb. Tuuletaskud iseenesest on mul siuke lapsepõlve lemmik. Et tore oleks, kui see asi õnnestuks. Nii, taigen pritskotis. Imelisel kombel on minu ette tekkinud ka küpsetusplaat küpsetuspaberiga. Ja aeg panna see taigen nüüd siis plaadi peale. Kui nüüd lõpuni aus olla, siis kasutades filmikunsti maagiat. Esimene laad läks pekki. See on seal kapi peal ka näha. Vajusid ahjus kokku ja kiiresti vorpisin siis uue taigna. Seekord ei seganud käsitsi, vaid segasin miksriga ja taigna otsikutega. Oli tunduvalt mugavam. Aga muidu tainas täpselt sama, aineid täpselt sama palju, retsept täpselt sama. Aga nüüd lähme uuele katsele ja eelmine viga, mis ma tegin, oli see, et ma panin ka panni peale need asjad liiga tihedalt kokku. Ehk et nad minule üllatuseks kerkisid päris võimsalt. Et seekord proovin nüüd olla natukene targem ja nutikam. Aga hakkame pritsima. Teen sellised pikad torud. Paber liigub appi. Väga suuri ei taha teha. Teeme sellised kahe sõrme jämeldused. Ja minule üllatuseks ahjus nad kerkisid päris kõvasti. Ehk et sellest taigna kogusest, mis ma siin kokku keerasin, peaks jaguma suisa 2 plaaditäieks. Märja sõrmega tuleks need otsad siin maha suruda. Need ära ei kõrbeks. Ja mis seal ikka?
soojendame ahju 220 kraadi peale. Ja kui ahi on soe, siis lendavad need asjad ahju. Ahi soojenes 220 kraadini. Panin panni koos taskutega ahju ja loodan, et seekord tulevad sellised, mis ei vaju kokku. Natukene jäid ka eelmised tooreks, ehk et nüüd olen pisut targem. Tundub, et kerkivad toredasti. Hetkel on olnud 6 minutit ahjus. Ja ma ei tea, kui hästi siit kaamera pealt näha on, aga sellised nad on. Kui pärmitaigent kergitab pärm taigna sees, siis sellise keedutaigna tuuletaskutega on veeaur see, mis neid küpsetis ilusti puffi lööb ja siis tühimiku tekitab. Väga põnev igatahes. Esimesed 15 minutit on küpsetatud. Nüüd tõmbame temperatuuri alla 200 peale ja küpsetame järgmised 15 minutit. Julgemad ja enesekindlamad vorbivad sellel ajal, kui taskud ahjus on, ka juba täidist. Mina veel hetkel ei julge. Kui peaks jälle ebaõnnestuma, siis võib täidis lihtsalt raisku minna. Aga kui esimene laar ahjust väljas ja jäävad ilusti puffi, siis teeme valmis ka kohupiima täidise. Ja see oli üsna lihtne viga, mis ma tegin, miks nad alguses esimene laar kokku vajus, oli see, et interneti retsepti järgi. Ühes retseptis oli see, et esimese 15 minuti järel tuleks 8 sekundiks ahju uks lahti teha, et liigne niiskus välja lasta. Aga see oli viga ja see põhjustaski selle, et vajusid hoopis kokku. Et tegelikult ei tohi ahju ust lahti teha. Vaatame. Ahi lõpetas, nii et natukene on ta jõudnud veel ahjus järel küpseda. Ja ma arvan, et esimese plaaditäie võib ahjust välja võtta, vaadata, mis sest välja tuli. No nii. Tundub, et seekord kokku ei vajunud. Ma väga loodan, et nad on ka piisavalt läbi küpsend. Igal juhul panen nad nüüd resti peale jahtuma. Hästi õhulised ja kerged on küll. Ahi saavutas jälle vajaliku nõutava temperatuuri, 220 kraadi. Läheb siis teine plaaditäis ahju. Ja nagu esimene plaaditäiski, esmalt 15 minutit 220 juures ja siis tõmbame temperatuuri alla ja läheb seniks, kuni valmis on. Ja kuniks teine plaaditäis ahjus on veel ja ahjus tuleb, teen valmis täidise. Mulle meeldib kohupiim, kohupiimaga täidis, ehk siis kasutan kohupiima, köögikoort ja võib-olla panen natuke sutsu suhkrut juurde ja natuke vaniljet ka. Ja siis on täidis valmis. Aga kuna need on soolase taignaga tehtud, siis võib vabalt panna sinna mis iganes täidist keegi soovib. Panna mingit salatit või krevetti või moosi või mis iganes, mis pähe tuleb, millega sul meeldib saia süüa. Ja kui täidis valmis, siis läheb täidis taskute sisse. Kes viitsib rohkem vaeva näha, siis võib teha siia tasku sisse augu ja panna samamoodi tordipritsiga see täidis siia sisse. Meil siin Matilda Kokakoolis, maailma parimas kokandusalasel YouTube'i kanalis, nii palju vaeva ei nähta. Meie lihtsalt lõikame katuse pealt ja paneme luusikaga siia kohupiima sisse
natukene kaane sisse ka. Ja paneme kaane peale tagasi. Ja ongi imeilus tasku valmis. Aga siin tõmbabki tänane Coca-Cola joone alla. Ja näeme järgmine kord maailma parimas konkadusalasesse YouTube'i kanalis Matilda Coca-Cola.